Tere kallid tennissõbrad, on veebruarikuu ja järjekordne aeg teha matšpallisaadet, kuna ühtegi suurturniiri ei käi, annab see meile võimaluse kutsuda külalisi nii-öelda väljaspoolt seda ekspertide ringi, kes meil siin muidu käib, Mihhail ja kes meil siin käivad, Allar, Toomas, sellised mehed. Oleme täna mina saatejuht Gunnar Leheste ja kaassaatejuht Riho Kallus. Palun enda külaliseks Polina Tšernjaki, endine mängija, hetkel Soiraneni firma advokaat. Tere Gunnar ja tere Riho. Ütlesin vist tiitlit täpselt. Ei hakanud kõiki tiitlid ette lugema, sest vahel võib juhtuda, et keel vääratab ja ütleb midagi valesti. Absoluutselt, nii on turvalisem. Aga enne kui me hakkame rääkima sinu varasematest tegemistest ja praegustest tegemistest, siis ütle meile, kus sa oled, miks sa meiega siin stuudios ei ole ja räägi sellest asukohast kõigepealt. Jaa, olen Šveitsis, linna nimi on Lausanne, asub seal Genfi järve ääres. Ja miks ma seal olen, sellepärast, et otsustasin teha täiendava magistrikraadi ja see ülikool, mis mulle sobis hästi ja see programm, mis mulle sobis hästi, on just siin Šveitsis Lausanne'is. Nii et praegu teine semester just algas, nii et natukene olen meil seal ja siis ilmselt liigun Eestisse tagasi. No mina ei ole Šveitsis käinud, ma ei tea, kas Riho oled sattunud? Olen ikka, jah. Lausanne'is ka käinud. Aha. Minu Šveitsi kogemused piirduvad sellega, et Austrias oli kunagi mingi suusakeskus ja siis öeldi, et kui sa teisele poole seda nõlva lähed, siis sa oled oma Šveitsis, et nii palju ma jõudsin. Ja siis ma sain veel ükskord UEFA-lt jalgpalliliidult sain kutse osaleda mingil varriteemalisel seminaril, kõik lennupiletid asjad olid juba võetud ja hotell pugitud, aga ma jäin koroonasse, nii et Šveits ootab mind veel. Jaa, absoluutselt. Aga sa soovitad tulla? Kas eestlane oma rahakotiga Šveitsis üldse saaks midagi lubada? Tassi kohvi? Tassi kohvi saaks, on raske, ei valeta, aga on ilus ka, ma arvan, aasta aega kannatab ära ja loodus kaalub üle. Väga ilus on. Saab suusatada ja matkamas käia, et see on see, mis mulle nagu meeldib. Aga kui väljas söömas ei käi, piirdud poes käiguga ja kodus tegemisega, siis on enam vähem või? Jah, siis enam vähem. Ütleme niimoodi, et kui on olemas selline plaan, miks sa teed seda, siis on fine, siis elab üle. No aga räägime, Polina, kuidas tennis sinu ellu jõudis, mis aastal, kes olid sinu esimesed treenerid ja miks see ala sind paelus? Alustasin üsna varakult, ma arvan, et ma olin 6, käisin veel lasteaias, miks tennis vanem vend hakkas mängima, no siis loomulik hetk oli see, et vanemad mõtlesid, et panevad siis noorema tütrega tennist mängima. Ja alustasin Rocca al Mare tennisekeskuses, tegelikult siiamaani olengi seal, mängin veel klubi eest, et seal on olnud mu, ütleme niimoodi, siiani suht terve elu veetud, nii-öelda siis pärast kooli ja muude tegevuste kõrvalt. Ja üsna kohe alguses ilmselt olin seal Rene Õe juures, kes tegelebki täiesti väikestega. Ja siis juba pool aasta pärast Rett Reimal valis endale rühma ja siis sattusin sinna ja Rettiga oleme ka väga-väga pikalt teinud koostööd, kuni veel selle hetkeni, kui läksin ülikooli. No sinu tiitlid jäid sinna noorteklassidesse rohkem, ega sa täiskasvanutes päris meistrikate medaliteni ei jõudnud? Jaa, nii on, aga tegelikult ma arvan, et ma mängisin oma parimat tennist just ülikooli ajal, et kui vaadata seal rankingut ka, et ülikooli vist 2. aastal olin seal Eesti naiste 4. ja võtsin mitu turniiri täiskasvanute võistlustel ja ma arvan, et siis oli seda pinget kõige vähem ja nautisin ja mängisin ja reisisin, et see oli selline mõnus aeg. Kuidas sa ütleksid, kuhu sa tennises jõudsid? Kas sa saavutasid oma maksimumi või midagi jäi veel sisse? No ma arvan, et keegi ei tahaks öelda, et sa saavutasid oma maksimumi, et ma arvan, et oleks võinud veel, aga eks seal olid omad asjaolud. Käisin täiesti tavalises koolis, ei olnud Audentes või kuskil erakoolis, et koolis pidi ka käima ja muud põhjused. Et selles suhtes, et ma arvan, et oleks võinud natukene veel mängida, et tennis on ju tore mäng, aga hetkel on läinud niimoodi ja ma olen sellega rahul. Siiamaani mängin ja mängin klubi eest, et pakub mulle rõõmu küll. Tol hetkel, kui sa olid Eesti 4 naistest, kes need esimesed 3 olid? Mäletad sa?
Ja ma arvan, et Anett Kuntaveit, Kanepi ja siis oli Valeria äkki. Et Valeria Korlatš on minust aasta noorem. Noh, tegelikult see on mõned kuud noorem, et temaga oleme hästi palju koos mänginud ja reisinud ja Mallorcal käinud tenniselaagris koos treenimas, et Valeriaga olid alati head suhted. Tead sa omavahelist head-to-head numbrit ka? Ei tea, aga ma arvan, et Valeria ikka võitis ikka palju rohkem. Aga on sul ka Aneti ja Kaiaga üldse head-to-head olemas? Kaiaga ei, aga Kaiaga me oleme mänginud, ma arvan, saalihokit ja muid selliseid asju, et meil olid sellised koondised trennid ja füüsilised ettevalmistused. Rett korraldas ka näiteks Rukal Maare koolis. Ja siis Kaia vahel tuli ka, siis saime seal erinevaid mänge mängida, mitte küll tennist ja Anetiga, ma ei tea, võib-olla ühe korra mängisin, kui ma olin ise mingi 10 äkki, et ei ole hiljem ka väga sattunud mängima. Mis sa tooksid välja oma tennisekarjääri tipphetkena? No ma arvan, et tüdrukud 18 Eesti meistrivõistluste finaal oli väga positiivne. Birgit Purgila kaotsin ka väga hea sõbranna siiamaani. Siis Anett Šutinguga võitsime karikavõistlusi paarismängus. Võitsime Malõgina ja äkki Kliimandi. Ehk siis saime tiitli kätte ja noorte karikavõistlusi olen ka korduvalt võitnud nii üksikmängus kui paarismängus. Et ma arvan, et põhilised saavutused on jäänudki nagu Eesti piiridesse. Tennis Europit olen ka mänginud, aga võib-olla ei ole reisin nii palju, kui oleks võinud. Mõned turniirid ikka mängisin kaasa ja Soomes, Lätis, Leedus, Rootsis, et seal saime käidud Sloveenias ka Rene Bušiga ja Jaro Kuzovkovaga. Mis hetkel sa hakkasid mõtlema elule peale tennist või see käis kuidagi sinul paralleelselt? Ega ma väga ei mõelnudki. Ma arvan, et kool hakkas vaikselt läbi saama ja siis vanemad küsisid, et mis edasi plaanis, et võiks nagu ülikooli minna. Ja siis tuligi see nagu raske hetk, kui ma sain aru, et nüüd ei peagi 6 korda nädalas trenni tegema ja võistlustel käima, vaid võiks teha midagi muud. Ja siis hakkasingi mõtlema ja kuidas ma näiteks jõudsin selle juurani, millega ma praegu tegelen, oli see, et mind huvitas tegelikult terve elu nagu ettevõtlus, aga samas seal 11. klassis tegin kooli olümpiaadi ja siis saavutasin 4. koha riiklikus voorus ja juhtus nii, et seda olümpiaadi korraldas Tartu Ülikool. Ja preemiaks oli see, et sain valida ükskõik millise eriala, välja arvatud meditsiin, kuhu sain siis ilma järjekorrata sisse. Ja vaatasin, mis Tartu Ülikool pakub. Tallinnas pakkus näiteks juurot ka, et meil on siin Tartu Ülikooli filial. Rääkisin natukene perega, tundus hea mõte ka näiteks tulevikuks ettevõtluseks, et aru saada, kuidas funktsioneerib riik, kuidas toimivad ettevõtted. Tundus selline hea eriala, kus sa õpid rääkima, kirjutama ja saad aru üldse, kuidas see täiskasvanute maailm nagu toimib. Ja siis tegin selle otsuse ära ja nüüd olengi. Tegin Tartu Ülikoolis baka magistri ja nüüd teen veel täiendava magistri siin Šveitsis. Loe nüüd ette, millised erialad ja millised bakad ja magistrid sul täpselt on? Ja, meil on Eestis üsna lihtne. Mul on tavaline õigusteaduskraad bakalaureus, samamoodi ka magistrikraad õigusteaduses. Siis tegin advokatuuri eksami, ehk siis olen ka advokaat. No see ei ole kraad, see on siis kutse. Ja hetkel olen siis omandamas sellist kraadi, mille nimetus on International Business Law ja spetsialiseerun spordile, et seal on erinevad harud, millele võis siis spetsialiseeruda. Mina valisin spordi. Ja muidu igapäevaselt tegelen siis kohtuvaidlustega, aga sport ja kohtuvaidlused käivad käsikäes. Riho, kas tegu võib olla Eesti tennises akadeemiliselt kõige pärjatuma sportlasega? No kindlasti Poliina sinna tippu kuulub, aga ma seda nüüd öelda ei julge. Ma tean väga paljusid tennisemängijaid, kes on väga korraliku akadeemilise tee läbinud ja jõudnud ülimalt kaugele, nii et ma tegelikult tahtsingi see küsimus, mis sa küsima siin Poliina käest küsida, et võib-olla Poliina, kuidas sa seda enda jaoks tunnetad, et okei, ja küll tennisspordina ja pallimänguna, aga kui palju see tennis on sind aidanud jõuda sinna, kus sa täna oled ja mida sa oled läbi selle tennise veel lisaks õppinud, sest mina näen, et see tennis on nagu, seal on nii palju muid tahke, mis on sulle just eluks vajalikud ja sind õpetavad sind nagu elus hiljem valikuid tegema. Ja kuidas sinul on olnud? Kuidas sina tunned? Mina olen sellega rohkem kui 100% nõus. Et tennis annab tahtejõudu. Sa saad aru, et kõik ei tule lihtsalt ja vahel peab pingutama. Üldjuhul väga tihti peab pingutama, kui tahad saavutada neid asju, neid eesmärke, mis sul on.
see õpetab sind suhtlema, rääkima, kui sa reisid, eks ole, inglise keeles pead rääkima endale paarilise leidma, näiteks ma ei tea Lätist mingi tüdruku, kellega paari mängida. Ja sinu ümber on ikkagist palju põnevaid inimesi, et on ju palju lapsevanemaid, kes on väga edukad ettevõtluses, muudes erialades ja saad nendega suhelda ja lastega suhelda ja vanematega ja see on kõik väga põnev ja just esilesin hiljuti ka eelmine aasta ühel Tallinna spordiliidu seminaril, ma arvan, see oli kevadseminar ja siis Erelusti oli ka seal ja siis pärast rääkisime ka ja siis ta küsis täpselt sama küsimus, et esilesid nii enesekindlalt, et kas tennis on sellega aidanud ja siis ma ütlesin, et no, kindlasti on, aga esined enesekindlalt siis, kui teemad on selged ja kui sa lihtsalt proovid siis põnevalt rääkida sellest, mida sa tead. Et vastus on ja, ma arvan, et see on olnud väga suur osa sellest. Kas sa tennisetreenerina oled ka tegutsenud? Väga hea küsimus. Kui ma läksin ülikooli, siis ma natuke aitasin Renet. Ma arvan, pakka esimene, teine aasta. Ma paar korda nädalas käisin, olin tal abiks pigem noortega. Aga tegelikult, kui ma juba seal 12. klassis me käisime ka Renega USA-s, siis ma natuke aitasin nagu sparrida noori, et see ei olnud küll nii-öelda tennisetreeneri kogemus, aga ikkagist natukene seal vastutad, natukene aitad. Aga bakalaureuse siis teisel aastal ma otsustasin teha oma kursakaaslastega ühe võistluse tudengitele, rahvusvaheline harjutuskohtuvõistlus. Ja siis mul juhtus nii, et mul ei olnudki aega rohkem. Mul oligi ülikool, oli see võistlus ja siis kuidagi see treeneri karjäär jäi poolikuks. Aga minu filosoofia on olnud alati see, et tennise juures ma olen olnud terve elu, sinna ma võin ka tagasi tulla, kui ma soovin, aga peale tennist võiks ka siis kogeda ja proovida teha midagi muud, et siis see areng tuleb kiiremini ja mitmekülgsemalt. Et kuna tutvused on siiamaani nii ka Rene Buscher, et Reimal, et ma usun, et kui väga vaja on, siis eks ma saan neile abiks olla vajadused tulevikus. Seda saadet ette valmistades tuli välja, et meie toimetuses töötab üks sinu endine õpilane, Ken Thor Abrams. Saanud väga tubli kas Ken oli mu õpilane? Ma ei tea. Jaa, tänapäeval on ta väga tubli tennise ja discgolfi reporter. Aga sa ei ole tennise juurest väga kaugele läinud. Aastast 2019 minu andmetel oled sa Eesti Tenniseliidu distsiplinaarkomisjoni liige ka. Vastab tõele, on nii. Ma pöördun nüüd distsiplinaarkomisjoni esimehe poole, Riho Kalluse poole. Millega Eesti Tenniseliidu distsiplinaarkomisjon üldse laias laastus tegeleb? Oih, no me oleme mõned sellised olukorrad on olnud ja tegelikult ega need ei ole meeldivad asjad, millega distsiplinaarkomisjon tegelema peab. Tavaliselt ikkagi distsiplinaarkomisjoni laual jõuavad asjad siis, kui need on teistel laudadel lapuks läinud. Et nii see on, aga ütleme nii, et meil on hea meel, kui me ei pea kokku tulema pigem, et kuidas öelda, väga palju ongi täpselt need teemad võib-olla, mida me ka täna räägime, juriidilised ja seal on täna üha rohkem ja rohkem me näeme ka seda, et võib-olla alaliitudel, eriti ka ma kujutan ette, et väiksematel alaliitudel on see probleem, et ei ole ressurssi ja raha selleks, et nende asjadega professionaalselt tegeleda ja seal on väga nõrgad kohad, et kui keegi oma õigusi kaitsma hakkab, siis alaliidud võivad jääda ja me oleme seda ka ise tenniseliiduga tajunud, et selliste teemadega me tegeleme ja meil väga palju ei ole olnud, meil on praegu 2 case'i olnud tegelikult, millega me oleme kokku puutunud. Aastas 2019 ainult 2 case'i? Jah, 2 case'i on tegelikult olnud. Kas me saame nendest case'idest rääkida? No ma ei tea, Poliina, räägi ise võib-olla esimesest case'ist. Jah, no me kindlasti ei hakkaks nimesi nimetama, võib-olla räägiks niimoodi laiast laastus, millega me üldiselt tegeleme, et nagu igas mängus tekivad erinevad olukorrad, kus võib-olla mängija ei käitu nii, nagu võiks käituda eetiliselt reeglitega kooskõlas. Ja siis seda märgatakse ja siis treenerite üldkogu võib võtta vastu otsuse. No näiteks, et mängija ei saa nüüd võistelda mõnda aega, ehk siis võistluskeeld või võetakse trahvipunktid maha. Ja siis, kui mängija ei ole selle otsusega rahul, siis ta saabki seda nii-öelda apelleerida, edasi kaevata ja siis distsiplinaarkomisjongi sellega tegeleb, et vaatab, kuidas on seda treenerite kogu lahendanud, kas meie hinnangul on kõik nagu õige ja õiguspärane.
aga üldjuhul need kaasused ongi sellised jah, et näiteks tennisemängija on väljakul käitunud ebakohaselt ja selle eest siis võidakse talle mingisugust sellist sanktsiooni määrata. Kui raskelt relvastatud see mängija oli, kui ta tuli teie laua taha? Jaa, mängijal oli esindaja küll. Ma arvan, et kusjuures mängija oli noor mängija ja tihti lapsevanemad võtavad seda isiklikult ja tõsiselt, isegi kui tegelikult võib-olla nii tõsise asjaga tegemist ei ole, aga jah, esindajad olid ka vastaspoolel. Kaua see kestis ja kuidas see lõppes? No nüüd ma räägin kahest kaasusest korraga, aga see ei kesta väga kaua. Ma arvan, et üldjuhul kuu aja jooksul saame lahendatud. Riho, paranda mind, kui ma eksin. Jah, see esimene kaasus natuke kestis vist kauem, aga jah, pigem jah, kuskil umbes niimoodi see periood oli enam-vähem. Kas need kaasused olid mõnevõrra sarnased, et saate neist koos rääkida? No tegelikult ei olnud, et võib-olla see esimene kaasus oli pigem seotud ikkagi mängija konkreetse käitumisega väljaku peal ja noh, siis nii-öelda kohtuniku ja mängija vahelisest konfliktist hakkas see sündmus arenema. Teisel puhul oli teema siis seotud täna siis Vene mängijaga paarismängu osalemisel, et see oli selline natukene võib-olla ka natuke tööõnnetus mõnes mõttes, et see teine case on täitsa avalik. Ja see case on avalik, sellest on räägitud ka, aga jah, need on need kaks case'i. Aga selles teises case'is, kas mängija tuli ka teie komisjoni kohale? Mängija poole advokaat esindaja käis ka komisjonis ja kohal. Ja lõpptulemus oli see, et Tenniseliit otsustas, et Vene mängijaga paarismängu ei tohi mängida. Oli nii? No tegelikult see otsus oli juba varasemalt tehtud, et see otsus oli varasemalt juba tehtud, seal oli lihtsalt natuke see küsimus, et kas see mängija ja nüüd on ju küsimus, nüüd on ju noored ja need on lapsed, et kas nad teavad ja kas nad on kursis sellega ja kuidas on see protseduur välja näeb ja kuidas on neid teavitatud ja milline see karistus võib olla ja kõik sellised teemad olid seal laual. See oli noor mängija, siis sellest pole räägitud? See oli noor mängija, see ei olnud täiskasvanud mängija, jah. Okei, ma saan aru, et seal valitseb mingi salapära, on omad reeglid, millal tohib, millal ei tohi avalikustada, jah? No, Poliina, kommenteeri sina. Jah, no ma ütleks niimoodi, et kui need isikud, kes on neid otsuseid vaidlustanud, ei ole sellest ise avalikult rääkinud, siis ma arvan, et me võiksime seda ka siis mitte teha. Aga ikkagi mulle tundub, et 4 aasta jooksul 2 juhtumit on ikka jube vähe. Miks te ise arvate, et miks pole rohkem juhtumit tulnud? Kas Eesti tennis ongi nii vaene? Ei, see on ju positiivne, see tähendab, et rikkumisi väga ei ole. Aga ma arvan, et põhjus on see, et Eesti on ikkagi üsna väike ja selliseid olukordi, kus siis peab sekkuma, on õnneks pigem vähe kui palju. Aga millised on need juhtumid, mis sinu igapäevatöös ette tuleb? Millisest valdkonnast? Igapäevaselt tegelen vaidluste lahendamise ja ennetamisega. Mis see tähendab? See tähendab seda, et me üldjuhul tegeleme siis juriidiliste isikutega, ehk ettevõtetega, mõned füüsilised isikud tulevad ka, aga poolte vahel on vaidlus, ma ei tea, keegi ei ole lepingut täitnud, keegi on kellegile võlgu ja siis peame seda lahendama, vaatame tõendid, vaatame suhtlust, mõtleme, kas pooled võiksid omavahel kompromissi läbirääkimisi teha, kuidagi lahendada seda vaidlust kohtuväliselt, kui see ei õnnestu, siis pöördume kohtusse, näiteks Haagiga. Ja siis nõuamegi vastaspoolelt, et vastaspool täidaks oma kohustusi. Ehk siis see on see, millega ma tegelen. Meil büroos on tegelikult väga palju valdkondi, keegi tegeleb kinnisvaraga, keegi tehingutega, konkurentsiõigusega ja siis mina tegelen vaidlustega. Minu jaoks on nagu kõige selline põnevam valdkond, et seal on nagu actionid ja elulised situatsioonid. Aga põnev on see, et kuna meil on see meeskond suur, siis saab koostööd teha ka kinnisvarameeskonnaga, näiteks kui vaidlus puudutab, ma ei tea, näiteks kaubanduskeskuse ehitamist. Et iga päev on uued põnevad teemad ja õpib palju. Kas selline valdkond nagu spordiõigus on Eesti advokatuurides üldjuhul katmata või ei ole sellist spetsialisti? Oled sa üks esimesi? Mõned isikud ikka on, absoluutselt, kes on aidanud sportlasi,
kes on aidanud liita ka, ma usun, ja me oleme üks nendest, et oleme täitsa mõnda sportlast aidanud ja spordiföderatsiooni või spordiliitu ka. Ja ma arvan, et meil ei saagi olla ühtegi inimest, kes on 100% spordiõigusele fokusseerunud, sellepärast, et turg on üsna väike, et meil neid vaidlusi või juhtumeid ei tekkinud ka igapäevaselt. Aga kui tekib, siis neid isikuid, kes on asjatundjad, kes saavad aru nii spordist kui ka õigusest, mis selle ümber keerleb, et neid on vaja. Poliina, kas sa mõned sellised näited sellistest kaasustest, mis on spordiõigusega seoses Eestis olnud, võid tuua? Jaa, no ma algusest on niimoodi üldisemalt, et millest on meedia kindlasti kuulnud, et dopingu vaidlused, mis meil on olnud, eks ole, meie suusatajatel on olnud muresid, on olnud ka muresid Heiki Nabil. Et see on kindlasti selline kõlakas vaidlus, mis oli meedias mitu korda läbi käinud. Ja ka igapäevaselt, et kui spordialaliit näiteks tunneb, et tema näiteks põhikiri või mingid alusdokumendid või sportlase lepingud, toetuslepingud ei ole korras, on vananenud, neid on vaja natukene kohandada, ehk siis ta tuleb advokaadi juurde ja siis me vaatame peale ja anname nõu ja teeme asjad ära. Suusatajate ja Heiki Nabiga oli ikka sina otsapidi seotud? Ei olnud. Nendega ei olnud ma seotud. A teie büroo oli? Ei, meie bürooga mitte, et seal olid teised esindajad. No, näiteks ma tean, et Heiki Nabiga oli aktiivselt koostöös ka kindlasti Šveits, et kuna need on nii spetsiifilised vaidlused, seal on see spetsiaalne kohus seal samas linnas, kus ma hetkel olen, et seal üldjuhul võetakse ka isikuid, kes on Šveitsis kvalifitseerunud, kes spetsialiseeruvadki 100% spordivaidlustele. Kuna summad on suured, on vastutus suur ja nad siis teavad hästi kõiki neid nüansse. No, üks põhjustest on ka see, miks ma praegu siin Šveitsis olen, tahan neid tarkusi saada. No teada on, et Heiki Nabi on ju pöördunud Šveitsi ülemkohtusse ja see vaidlus ootab meid alles ees, et kindlasti Eesti spordi jaoks esmakordne ja huvitav juhtum. Jälgid seda põnevusega? Jaa, hoian Heikile pöialt. Kuidas sulle üldiselt tundub? Meil siin juba käis läbi, et tenniseliit on üks võib-olla, ma ei tea, vähesed, kes saab sellist distsiplinaarkomisjoni lubada, et on see probleem, et alaliidud ei saa ennast kuidagi kaitsta? Distsiplinaarkomisjonid on tegelikult täitsa mitmes alaliidus, et Eesti tenniseliit ei ole kindlasti ainus. Aga see isiklikult nagu see ei kaitse alaliitu. See pigem lahendab siis seda vaidlust, mis võib tekkida alaliidu ja sportlase vahel, aga igaks juks ütlen, et distsiplinaarkomisjon on erapooletu ja objektiivne organ, kes ei ole siis tenniseliidu pool ega sportlase pool. Aga see on kindlasti mure, et kui vaidlus tekib, siis neid isikuid, kes oskavad kiiresti reageerida nendes valdkondades, neid on vähe ja see kindlasti vajab ka ressurssi. Kindlasti mure on, aga nagu ma eelnevalt ka ütlesin, et õnneks ei ole neid vaidlusi liiga palju, et juhtuvad, aga mitte igapäevaselt. No, siin on olnud juhtumeid, kus mul meenub Getuulia puhul ja nüüd ka Mehis-Viru puhul, kus alaliit on määranud justkui eluaegse tegutsemiskeelu, aga siis tuleb tavaadvokaat, ütleb, et ei, siin peab nüüd kohaldama nüüd tavaõigust ka, et see, mis alaliit kehtestab, see on kehtetu ja üldse ei kõlba kuhugi. Ja kuidas me peaksime selles maailmas orienteeruma? Kas see, mida otsustab üks MTÜ või laiendab seda ka ülemaailmselt FIFAsse, rahvusvahelise kergejõustikuliitu, kas sellel on õiguslik alus või ei ole? See on probleem meie õigussüsteemis. Probleem seisneb selles, et kui alaliit teeb otsuse isiku suhtes, kes ei ole mingisuguses sisesuhtes liiduga, näiteks, no ütleme, kergejõustikutreener, eks ole, tal ei ole mingit lepingut alaliiduga ja tema üle otsustatakse, siis tekibki küsimus, et kuidas see alaliit võib tema üle otsustada. Kes andis sellise pädevus? Seadus selline pädevus ei tule, lepingust ka mitte, põhikirjast üldjuhul ka mitte, see oleneb, kõik peab üksikjuhtuvit vaatama. Välismaal on see lahendatud teistmoodi, aga Eestis see ongi probleem. Ja me oleme nende kaasustega natukene tegelenud küll ja seal peab nutikalt mõtlema ja kasutama siis mitte ainult spordiõigust, vaid ka võlaõigusseadust ja muid seadusi, et sellele läheneda, see vastab tõele. Ja. Aga kuidas see on välismaal lahendatud? Kuidas saame me mingit õppust võtta kelleski?
Jah, nii palju, kui ma olen nüüd natukene jõudnud rääkida, siis näiteks Šveitsis võib see olla lahendatud niimoodi, et kui MTÜ või juriidiline isik teeb otsuse, aga sa ei ole selle organisatsiooniga otseselt sisesuhtes, siis seal on selline põhimõte, et see otsuse mõju võib laieneda sulle, ehk siis sul võib olla laiendatud õigus seda otsust vaidlustada. Ehk siis Šveitsis on see näiteks nõnda, aga need on sellised väga piiratud juhtumid. Aga Polina, alaliidud ju litsenseerivad treenereid. Kas litsenseerimissüsteem ei anna mingit juriidilist alust selleks? Nii palju, kui ma olen kursis, siis litsentsi ei anna alaliit, vaid annab avalik-õiguslik organ, mis on natukene muu asi, mitte siis liit. Okei. Me üritasime sind smuugeldada spordikohtusse ühele istungile. Ütleme ära, et me salvestame seda reedesel päeval. Käimas on siis üks viimase aja nimekamaid dopingujuhtumeid, just nagu mängija poolest nimekamaid. Endine esireket Simona Halep on Pauksisse sattunud. On sul meeles, mis aine see oli? Keeruline aine. Ma leidsin. Roxadustat. Jah. Ma kõigepealt küsin, kui tähelepanelikult sa seda juhtumit oled üldse jälginud? Menetlus on üldjuhul, ma olen ikka natukene jälginud, ma vaatasin tegelikult eile seda natukene otsust ka, mis oli tehtud siis ITF organi poolt, et mis seal ikka väidetakse, et tema veres oli leitud seda ainet, mis on keelatud ja samamoodi olid ka mingisugused ebaregulaarsused vereproovides, mis tähendab, et see võis viidata ka näiteks teisele dopinguainele. Ja mis siis ikka? ITF tegi otsuse, ITF-i organ, kes sellega tegeleb, siis selline ka vahekohus tribunal ja määrati talle võistluskeeld ja siis nüüd Simona Halep proovib seda Šveitsis vaidlustada, väites, et see otsus siis ei ole õige. Aga mis praegu täpsemalt Šveitsis toimub, seda ma ei tea, sellepärast, et menetlus on kinnine. 4-aastane võistluskeeld ja nii palju, kui avalikult on teada, siis Simona Halep väidab, et ta sai selle toidulisandist, mis oli saastunud ja tema eest on kõnelenud isegi Patrick Muratoglu, kes ütles, et see on kaudselt tema viga, et selline toidulisand talle üldse kätte pihku sattus kuskilt Hiinast tellitud. Ma ei tea, kas te saate seda mõlemad öelda, aga tundub teile selline selgitus usutav, Riho? Ma arvan, see kõik on oletus, et tõenäoliselt selles protsessis on võimalik kõiki neid asju väga konkreetselt kindlaks teha, kas see on üldse teoreetiliselt võimalik sellise asjaga, et eks seda kindlasti see kinnimine ja uurimine seal ka siis menetleb. Jah, et paraku on spordis nõnda, et on selline põhimõte nagu strict liability, ehk siis range vastutus, et kui see aine sportlase kehas on, siis sportlane on süüdi. Omaette küsimus, et kas see oli tahtlik või kogemata sattus sinu kehasse, et siis sellest oleneb see karistus. Aga kui see aine seal sees juba on, siis tuleb ka sanktsioon. Mis teie seisukohad on, Polina ja Riho? Siin just Heiki Nabi puhul on ka advokaat Paul Keres palju rääkinud, et see dopingu maailm ja see karistused ja see süsteem on väga palju nende testijate ja kontrollijate poole kaldu, et kui väiksemgi kõrvale kalle on sinu kehast leitud, siis poe või nahast välja, aga sa pead ära tõestama, kus see tuli. Eks see ühelt poolt kindlasti teeb sportlaste elu oluliselt keerulisemaks ja nad ongi võib-olla selle murega tihtipeale jäävad üksinda, et ega nad võib-olla tõesti võib ka olla loomulikult juhuseid ja olukordi, kus sportlane tõesti täiesti enda teadmata midagi tegi sellist, mis ei olnud siis pahatahtlik võib-olla, aga siin tulebki see asi mängu, et väga palju on vaja ju selle jaoks jällegi ressurssi ja aega, et ennast kaitsta, et kas sul on olemas ja kas kõikidel sportlastel on see võimalus, võib-olla mõnel tipul on see võimalus, aga mõnel sellisel sportlasel, kes ei ole esimese kategoorias täht, temal seda võimalust ei ole ja ta võib-olla jääb selle pärast süüdi, et see on võib-olla see küsimus, et kas kõigil on see võrdsuse printsiip seal alati. Et Polina võib-olla oskab seda paremini kommenteerida, aga ma ise mõtlen, ma olen Heiki Nabiga ka ise nagu suhtlenud ja tean tema case, sarnane case tegelikult nagu Halepil mõnes mõttes. Polina, kujutad sa ette maailma, mis oleks selles mõttes natuke leebem? On see üldse võimalik?
Ma arvan, et see on võimalik, aga see vajab väga põhjalikku läbimõtlemist, et kuidas teha seda nii, et see oleks aus kõigi suhtes. Et ühelt poolt on mõistatav, et kui sinu kehas on mingi aine, mis soodustab seda, et ma ei tea, parandab su võimekust või tulemusi, et siis see on ebaaus. Isegi kui see sattus kogemata, siis on ikkagi ebaaus, sellepärast võib-olla sa saad olla parem teistest seetõttu. Et nüüd ongi see küsimus, et on vaja leida kuidagi selline keskne kult, et teha nii, et kui see oli tõesti kogemata või väikestes kogustes, et võib-olla siis see karistus võiks olla teistmoodi, et päris võistluskeelu 8 aastaks ei peaks määrama, aga no ma loodan, et see on tuleviku teema ja väga loodan, et sellega tegeletakse. Ja teine juhtum, mis tennisest meenub, on Mika Lüümer, väga andekas Rootsi mängija, jõudis 50. pügalani ATP edetabelis, aga jättis 3 dopinguproovi andmata ja 12-kuuline karistus ja teatas, et lõpetab sellega oma karjääri. Seda, et ta karjääri lõpetab, sellest ma ei olegi kuulnud. Kas ma eksin? Minu arust oli nii? Ma võin üle kontrollida. Jah, minu arust oli ka, ma kuidagi ka mäletan, aga ei julge mürki võtta. Jällegi, et ega tema vist väga kaitsma ennast ei läinudki? Läks ikka, see jõudis ka sinna Šveitsi kohtusse välja, aga kohus leidis, et Lüümeril ei ole õigus. Et see ongi niimoodi, et selleks, et saaks testida, kas sa oled dopingut võtnud või mitte, siis pead sa andma proove. Ja sportlasel on siis kohustus teatada oma asukohast selleks, et see õige organ saaks ja tulla võtta sult vereproovi näiteks. Ja kui sa seda ei tee ja proovid siis kõrvale hiilida ja ei ilmu õigel ajal õigesse kohta, no siis ongi niimoodi, et tekib selline probleem. Aga seal ongi niimoodi, et kui sa esimest korda ilmu kohale või see testi esind ei leia, siis ei ole hullu, isegi 2 korda ei ole hullu, aga kui 3. kord juba juhtub, siis määratakse karistus. Ja esimest 2 ta ei vaidlustanudki, nii et ma arvan, et see oli seal ilmselt hooletus või lihtsalt sellega ei tegeletud, aga 3. vist oli niimoodi, et testija tuli hotelli ja siis tuli välja, et Mikaeli seal hotellis ei ole, aga ei olnud seetõttu, et siis kas ITF ise või mingil põhjusel ta pidi minema teise hotelli ja siis üldjuhul tal oli see manager, kes spetsiaalses siis infosüsteemis teavitas seda dopingu võtmisorganisatsiooni, kus ta asub, aga ka tema manager ei teadnud, et tal on uus asukoht ja seega see süsteem ei jõudnud. Ja siis Mikael väitis, et see ei olnud tehtud spetsiaalselt, et manager ei teadnudki sellest, et ta ei vastuta selle eest, aga spordikohus ütles siis samuti, et see päris nii ei käi, et sportlane vastutab ise ja kui manager mingil põhjusel ei tea, siis see ei vabanda vastutusest. Vaatasin üle vahepeal, lõpetas karjääri 24-aastaselt vaid. Väga kurb, et selline juhtum. Paulina, sa saatsid meile siia ühischatiga ühe lingi, et kuidas kassis asju lahendatakse. See oli üks juhtum laskesuusataja Jevgeni Ustjugoviga. See ülekanne oli 7 tundi pikk. Ma hakkasin seda vaatama, ma ei suutnud vaadata minutitki. Kuidas sa seda tööd, mis sa teed, suudad teha, mis sind selle juures paelub nende kohtuvaidluste juures, mis tegelikult tihtipeale ongi tavainimesele sama igavad kui värvi kuivamine võib-olla toas? Mina seda ka ei vaadanud, ma ütlen ausalt. Aga ma arvan, et see kõlab natukene halvasti, aga see on nagu mäng või võistlus, et kui sinuni jõuavad mingid asjaolud, mida sa pead läbi töötama ja strateegia välja mõtlema, et see on nagu põnev ja kui see on sinu töö ja see on sinu kliendi huvides, et sa saavutaksid parima võimaliku tulemuse, siis on seda põnev teha. See kõik oleneb muidugi vaidlusest ja on väga igavad ja mõtetud vaidlused, kui nii saab öelda, aga on olemas ka kolossaalselt suured vaidlused nii seetõttu, et see väärtus sealt taga on väga suur, näiteks rahaline väärtus või ka näiteks põhimõtted on taga, mis on väga olulised. Et kui sa mõtled niimoodi, et sa tegeled mingi väga olulise globaalse asjaga, siis on ju see põnev, kui sa tead, et sinust võib oleneda see saatus, mida su klient saab. Milline on olnud sinu kõige põnevam kaasus? Sa ei pea ütlema nimesid, vaid mis kategooriasse ja mis seal laias laastus juhtus? Ja, kuna ma olen ise hull spordifänn, siis ma arvan, et spordivaidlused on olnud hästi põnevad, aga nendest ma hetkel ei saa rääkida, sellepärast, et kui ma ütlen, siis neid on vähe ja advokaat ei tohi avaldada, kes on tema klient, seega ma otseselt seda välja ütle.
aga ma arvan, et arbitraaž, need on hästi põnevad vaidlused. Arbitraaž on siis selline alternatiivne viis vaidluste lahendamiseks, et see spordi vahekohus, mis siin on, Šveitsis on ka arbitraaž. Miks ta põnev on, sellepärast, et üldjuhul sinna minnakse, kui vaidlused on hästi keerukad ja suured. Üldjuhul ja pluss konfidentsiaalsus ka, et energeetikavaidlused on väga tihti lahendatud arbitraažis või siis mingi suurem ehitusvaidlus ka, kaubanduskeskused, vaidlused miljonites, kes pidi paigaldama seda, kas õigeaegselt oli üle antud ja nii edasi, et need on kõik väga detailirohked, aga samas see nagu action, mis sellega kaasneb, on noorele advokaadile äärmiselt põnev. Ja arbitraažis on eriline ka see, et sa saad kuulata üle tunnistajaid, et kui te olete seda Johnny Deppi neid videosi näinud YouTube'is, et see umbes niimoodi ongi, et tuleb advokaat, vastaspoole tunnistaja on teisel pool ja hakkad küsimustega pommitama, mille eesmärk on siis see, et vastaspoole tunnistaja ütleks välja midagi sellist, mis oleks sinu kliendile kasuks. Spordiarbitraažis ei ole veel sattunud? Ei, spordiarbitraažis sattunud veel ei ole. Aga sellest majast jalutad sa mööda? Veel mitte, aga see semester on meil spordiõiguse semester, nii et satun kindlasti sinna, räägin lepingutest, räägin spordikohtust, sellest, kuidas Šveitsis on kõik üles ehitatud. Šveits, eriti see, nagu see Lausanne'i pool on omapärane väga, sellepärast, et siin on FIFA peakontor, siin on spordivahekohus, siin on olümpiakomitee peakontor, et on täitsa selline nagu rahvusvahelise spordiõiguse keskus, ma ütleks. Tahtsingi ennem küsida, et kas see põhjus, et kõik suuremad alaliidud ja peakontorid sinna ennast sätivad spordis, ongi see, et Šveitsis on võimalik seda kõike hästi õigusega siduda? Üks põhjustest aga ma arvan ka see, et Šveits on neutraalne. Et esiteks ta on poliitiliselt neutraalne, vähemalt proovib olla, eks ole, nii palju kui võimalik, hetkel võib-olla mitte, aga ajalooliselt küll. Pluss siin on ka täisdemokraatia ja kõik need poliitilised otsused nagu mõjutavad, et kui sa tead, et tähtis spordiorganisatsioon asub sellises riigis, mis ei ole ühe või teise suurema poliitilise poole poolt, et siis sa nagu võid olla rohkem kindel, et need otsused on objektiivsed, loodetavasti. Palju sa Šveitsis tennist mängid? Ja, ma isegi käisin ülikooli meeskonna proovidel, sain sisse, käisin seal mõnes trennis, mõtlesin, et hakkan Lausanne'i ülikooli esindama, aga sellest pidi ka natukene maksma ja aega ei ole väga palju, nii et hetkel ma otsustasin, et ma pigem teen siin trenni oma lõpuks nii palju, kui saan. Palju sa tennist jälgid igapäevaselt? Suuremaid turniire ikka jälgin, et Australian Openit ja Slam vaatan ikka. Eelmine aasta isegi õnnestus Roland Garros käia, vaadata neid mänge päriselus. Kindlasti väga kihvt kogemus. Aga niimoodi, et päris igapäevaselt kõike turniire pigem mitte. Ja Šveitsis vaatasin ka ühte turniiri, siin Baselis oli see ATP. Vaatasime Holger Rune mängu ja Felix Auger-Aliassimi mängu, et väga põnev oli. Millal me siin ennast saame kuskile tribüünile vaatama tulla? Tekib veel selliseid juhtumeid? Mitte, suvel. No esiteks oleme ju nüüd Rene Bushi tennise kooliga oleme eliitliigas uuesti naistega. Et see tuleb suvel lahing teiste klubidega. Ja miks mitte, meistrikatel võib-olla saab ju paari natukene mängida ja miks mitte üksikut. Et vormis ma ennast hoian küll füüsiliselt, käin jooksmas ja rattaga sõitmas, et tennis vajab natukene rohkem sellist tehnilisust ka. Et on vaja rohkem tennisetrenni ka teha, aga eks juuan, vaatame. Mis pilguga sa ise Eesti tennist vaatad, et nendest 3 naisest, kes sinu parimal hetkel sinust eespool oli, üks veel natukene mängib? Kaijat pean silmas. Ja, ma arvan, et see on suurepärane, et Kaia mängib. Kui see pakub talle rõõmu, meile see kindlasti pakub rõõmu ja absoluutselt väga vinge, et tal on jaksu ja oskust ja kõike veel siiamaani. Kuna sa natukene ka treeneritööd oled aidanud teha, siis sul on väike ülevaade ka meie järelkasvust. On sul usku meie järelkasvu, et sealt on tulemas uued Jürgenid ja Anetid? Ma loodan, et kindlasti. Nagu te vist olete siin saadetes varasemalt maininud, tennis läheb aina populaarsemaks ja ma arvan seetõttu ka, et seetõttu meil on järelkasvu tulemas. Ja ma tean, et Sass Jürgensi podcasti kuulasin ka, et treenerid on meil kvalifitseerinud ja head ja nii, et loodan parimat. Saan aru, et tegu on meie saatekuulajaga? Ja, mõned, mitte kõik episoodid, aga kindlasti mõned olen ära, kui ma arvan, et see on väga vahva peale hakkamine, mis te teete. Kus sa meie saate leidsid?
või kuidas sa meie saateni jõudsid? Ma arvan, et Facebookis äkki Tenniseliit jagas miskit või Riho või kuidagi ikka, et see kõik seltskond on ju Tenniseliidus, kõik teavad üksteist, et kuidagi ikka jõudis minuni. Me oleme aeg-ajalt oma külaliste andnud sellise vahva ülesande, et anna pall edasi, et kelle me võiksime järgmisena kutsuda podcasti meiega juttu ajama. Mis teemadel sa ise tahaksid kuulata saadet? Väga põnev. Ma ei tea, võib-olla mõnda uut tennisetreenerit ka, kes oli varasemalt võib-olla mängija, nüüd on treener ja vaadata, mis ta näeb meie tulevikus Eesti tennises ja kuidas ta läheneb treeningprotsessile ja kuidas see näiteks erineb sellest, mis temaga tehti. Ma tean, et meil sellised treenerid on küll ja küll. Aha, pärast eetriväliselt võtame sult mõned nimed ka. Miks mitte? Aga aitäh, Polina, meil oli väga huvitav vestlus, natukene vaadata ka sinna spordiõiguse tausta ja ma soovin, et sa esindaksid tulevikus meie sportlasi ikkagi väärikalt ja viiksid nad võidule siis selles maailmas. See on ka minu parimates huvides, absoluutselt. Aitäh sulle! Aitäh, Polina! Aitäh teile ja okei, tšau!